Sion Grace Roloff. 13. juulil 2024 laskus 20-aastane matkasell koos oma isa Jonathaniga Yosemite rahvuspargis asuvalt Half Dome'ilt, kui taevas äkitselt avaneb ja graniit tema jalge all muutus klaassiledaks. Ühel hetkel oli ta tema kõrval tippu alla tulemas. Järgmisel hetkel libises ta 400 jalase languse allapoole, millel polnud millestki kinni hoida. Jonathan rabeles pitult talle järele, paludes tal temaga jääda. Hei, ma olen siin, ma armastan sind. Kuula mu häält. Ma ei jäta sind. See, mis juhtus Grace'iga, on õudusunenägu, mida ükski isa ei peaks kunagi kogema. Ja las ma ütlen sulle midagi. Ta ei ole ainus. Täna vaatame 6 tragöödiat, mille eest pargid süüdistasid matkalisi. Kuid nagu näed, on tõde palju kahtlasem. Ja pane eriti tähele lugu number 5. See on see, mis hoidis mind öösiti üleval. Sest see tõestab, et 15 aastat oli rahvuspargi teenistusel $6 suurune lahendus, mis oleks aidanud surmasid ära hoida, kuid nad otsustasid seda mitte kasutada. Tere tulemast ekstreemsesse maailma. 2015 aasta 14. septembril kell 17.30 kihutasid Sioni pargivalvurid paaniliselt Keyhole'i kanjoni sissepääsu poole maantee ääres. Tavis oli must. Ilmaraadar näitas, kuidas tohutu torm valas mägedele nende kohal veeseina. Kui nad kohale jõudsid, nägid nad 3 hingeldavat paanikas matkalist, kes karjusid ja anusid neid sisse minema. Need matkajad olid just möödunud 7-liikmelisest grupist, kes olid veel sees, kuid oli juba liiga hilja sisse minna, sest kanjon hakkas juba üleujutusveest möirgama. Sees olnud inimesed polnud hoolimatute turistide grupp. See oli Valencia matkaseltskond. Nende juht Steve Arthur oli 21-aastase staažiga politseiseersant. Tema naine Linda oli põhjalik uurija. Nad võtsid oma loa kanjonisse sisenemiseks välja eelmisel päeval. Jaisel hommikul osales 7 inimest kanjonimatka ohutuse ja äkiliste üleujutuste ohtude koolitusel. Nad tegid kõike reeglite järgi. Umbes kell 13 sel päeval kontrollisid nad viimast korda ilma. Ilmaraportis oli kirjas 40% tõenäosus vihmaks, kuid Sioni kohal oli taevas särav ja petlikult sinine. Vihmast polnud mingit märki. Nii nad sõitsid kanjoni sissepääsu juurde, oodates head ilma. Keyhole Canyoni sissepääs on maantee ääres asuv tasku, mis asub 2 miili kaugusel lähimast metsavahijaamast. Siin pole mobiililevi ega väravat ega ka valvavat metsavahti, mis tähendab, et pole võimalik juba sees olevatele inimestele hoiatust anda. Seega polnud võimalik teada, et kell 14.22. Just siis, kui nad valmistusid, oli riiklik ilmateenistus andnud täpselt sellele kanjonile, kuhu nad sisenemas olid, välja äkktulva hoiatuse. Külastuskeskuses olid pargivalvurid isegi lõpetanud lubade väljastamise, aga nemad ei teadnud sellest midagi. Umbes kell 15.30 sisenesid 7 matkalist kanjonisse. Keyhole'i kanjon on sisuliselt tunnel ilma katuseta. Seda kanjonit ei saa alt üles läbida. Et järskudest langustest alla saada, pidid nad laskuma köiega. See on lihtsalt peen viis öelda, et nad sidusid köie kivi külge ja kasutasid seda, et mööda püstloodis kaljusid alla libiseda. Nii kogenud grupi jaoks pidi see olema lõbus ja tavaline matk, kus nad laskuvad mööda mõnda köit, ujuvad läbi veesilmade ning väljuvad raja lõpus, et leida oma auto. Konks seisneb selles, et see kanjon toimib nagu ühesuunaline uks. Kui oled selle köie abil 30-jalasest kaljust alla laskunud, tõmbad köie endaga kaasa, et seda uuesti kasutada. Kui köis on sinu käes, on sinu selja taga nüüd sile, vertikaalne kaljusein, millest pole võimalik üles ronida. Sa ei saa tagasi minna. Sa pead edasi minema. Sinu ainus võimalus mäest välja pääseda on liikuda edasi, kuni jõuad lõpuni. Ja tol päeval polnudki lõppu. 1 tund ja 16 minutit hiljem muutsid äkktulvad, mille tõttu pargivalvurid kanjoni sulgesid, kanjoni vanniks, kust polnud välja pääsu. Vaid 15 minutiga muutus veevool selles kanjoonis õrnast ojakesest, millest sai läbi jalutada möllavaks vooluks, mis oli piisavalt tugev, et liigutada suuri rahne. Oma tipul liikus jõgi 48 korda kiiremini kui siis, kui nad alla laskusid. Ja see polnud ainult vesi. See oli muda, kivide ja puude sein, mis kõik tormasid läbi nii kitsast kohast nagu koridor.
Kui vesi lõpuks taandus, astusid otsingumeeskonnad kanjonisse ja leidsid eest täieliku hävingu. Kanjooni seinad olid üleujutuse jõu poolt täiesti puhtaks pühitud. Pragugid saimates osades leidsid nad grupi varustuse ja seljakotid, mis olid ribadeks rebitud ja puuokste külge takerdunud 6 meetri kõrgusel maapinnast. Nii kõrgel oli vesi tõusnud. Järgmise 4 päeva jooksul veetsid 60 otsijat nende otsimisel üle 1000 tunni. Enamik neist polnud enam kanjoonis. Vesi oli nii võimas, et kandis nad miilide kaugusele läbi kivide ja välja avatud jõkke. Viimane surnukeha, mis kuulus Linda Arturile, leiti 5 miili alla voolu. Ükski inimene sellest grupist ei pääsenud elusalt välja. See on viimane foto, mis meil neist on. See tehti kanjoni tipus vahetult enne laskumise algust. Kui pered ja ajakirjanikud hiljem küsisid rahvuspargi teenistuselt, miks polnud sellelt rajalt pärast hoiatuse saabumist ühtegi pargivalvurit, kes oleks inimesed füüsiliselt tagasi pööranud, tegi RPT seda, mida institutsioonid kõige paremini oskavad. Nad teatasid uurimise alustamisest. Nad moodustasid läbivaatamiskomisjoni. Nad ütlesid, et eksperdid kogunevad tõenäoliselt novembri lõpuks. Nad rääkisid võimalusest piirata kanjoni ligipääsu, nõuda oskuste hindamist ja rakendada täiustatud haridusprogramme. See oli 2015 aastal. Selle läbivaatamiskomisjoni lõplikku avalikku aruannet pole kunagi avaldatud. Aga siin on, kuidas saate teada, kuidas rahvusparkide teenistus ise oma vastutust näeb. Kui pargiülemalt küsiti, kas loasüsteem oleks pidanud neid kaitsma, tunnistas ta, et loasüsteem oli loodud looduse, mitte tingimata inimeste kaitsmiseks. 7 inimest maksid tasu, 7 inimesel olid kehtivad load, 7 inimesele räägiti riskist ja nad usaldasid süsteemi, et see püüab nad kinni, kui midagi valesti läheb. Süsteemi juures polnud kedagi ukse peal. Aga nii traagiline, kui see lugu ka poleks, ei olnud see nimekirjas olev lugu see, mis mind öösiti üleval hoidis. See tuleb hiljem. Praegu liigume 22 miili põhja poole Yosemite rahvuspargi Half Dome'i juurde. Ja küsimuse juurde, millele rahvusparkide teenistus pole kunagi täielikult vastanud. Igal aastal matkavad 1000 inimesed selle kalju seina juurde. Seigi hommikuvalguse käes, kui org on sinu all laiali, on see üks ilusamaid vaateid, mida sa oma elus kunagi näed. Aga tipu jõudmiseks pead sa viimased 120 meetrit üle elama. See on peaaegu vertikaalne graniitsein. Ainsad turvavahendid on 2 metallkaablit, mis on kalju külge kinnitatud ja õhukesed puidust lauad jalgade all. 20-aastane Grace Roloff oli seal, et nautida vaateid 13. juulil 2024. Ta ei pidanudki seal olema. Tema ja tema isa olid aastaid üritanud luba saada, kuni nad lõpuks võitsid pargi igapäevase loterii, mis piirab külastajate arvu vaid mõnesaja inimeseni päevas. Nad arvasid, et nemad on need õnnelikud. Sel päeval jõudsid Grace ja tema isa Jonathan tippu umbes kell 3 pärastlõunal. Kuid kui nad hakkasid vaadet nautima, muutus taevas pimedaks. Lähenemas oli suvine torm. Enamikus Ameerika turismikohtades tähendab see lihtsalt seda, et saad teel tagasi autosse veidi märjaks. Half Dome'il tähendab see midagi hullemat. Nad alustavad laskumist vihmasajus. Vimm peksis graniiti ja kindlaid, tugevaid laudu. Half Dome'il on need puidust lauad, millele sa astud, paigutatud 10 jala kaugusele üksteisest. Nende laudade vahel pole midagi peale sileda kalju. Grace kandis täiesti uusi matkajalatsid. Ta oli need spetsiaalselt selle reisi jaoks ostnud, uskudes, et värske kumm hoiab teda turvaliselt. Kuid täiesti uued tallad, mida pole veel sisse kantud, võivad märjal kivil tegelikult olla libedamad. Kui ta astus 2 laua vahele, libisesid ta jalad äkitselt alt ära. Ta vaatas oma isa ja ütles viimased sõnad, mida sa kunagi kuuled. Issi, mu jalanõud on nii libedad. Jonathan sirutas käe, et teda tasakaalustada, teadmata, et on juba liiga hilja. Ühel hetkel oli ta siin. Järgmisel hetkel libises Grace ootamatult mäe tipus ja kukkus üle 60 meetri alla, lüües mitu korda pead vastu kalju seina. Ta maandus mäe jalamil kõlaga, mida tema isa ei unusta kunagi. Jonathan tormas praktiliselt mööda kaljut alla, valides 911 ja karjudes vihma käes. Grace, ma olen siin. Ma ei jäta sind. Ma armastan sind.
aga oli juba liiga hilja. Grace Roloff suri sel pärastlõunal 13. juulil 2024. surma põhjus raske koljuluu murdkukkumise tagajärjel. Pärast seda, kui Jonathan tuli mäelt alla, võttis ta ühendust rahvusparkide teenistusega. Ta soovis avaldust, kinnitust, ükskõik mida. Park ei vastanud, see ei saanudki vastata, sest siis peaks ta vastama küsimusele, mille iga Half Dome'i juhtum on esile tõstnud. Euroopa riikides kasutatakse täpselt samasugustel radadel nagu Half Dome seda, mida nimetatakse Via Ferrata süsteemiks. See on peen viis öelda julgestuskõit. See on lühike köis, mille kinnitad enda kohal oleva kaabli külge. Kui sa libised, siis köis peatab su. Sa jääd seisma. Sa ei kuku. Täpselt nagu turvavöö hoiab sind läbi esiklaasi lendamast. Ainult et see köis peaks takistama sul sadade või tuhandete jalgade kõrguselt alla kukkumast. Aga kui sa lähed ametlikule NPSi Half Dome'i ohutuslehele, siis näed seal soovitust kanda häid pahkluud toetavaid saapaid ja kindaid, millega saad kaablitest tugevalt kinni hoida. See ongi kõik. Sõna rakmed ei esine seal kordagi. Ei ole ühtegi ettepanekut, isegi mitte ühtegi lauset, mis tunnistaks, et on olemas süsteem, mis võiks takistada libisemisel muutumast 90 meetri kõrguseks kukkumiseks. Mitte midagi. Ja asi läheb hullemaks. Matkajad, kes on nendel kaablitel käinud, kirjeldavad, kuidas pargivalvurid on neile aktiivselt öelnud, et nad jätaksid turvavarustuse koju. Kaablid ja postid, nii väidetakse, ei ole ehitatud selleks, et taluda kukkumise peatamise koormust. Sellist kirjalikku NPSi poliitikat ei ole, kuid kui ametlikul ohutuslehel ei ole ruumi isegi ühele lausele varustuse kohta, mis võiks takistada kukkumise muutumist surmaga lõppevaks, ütleb see välja kõik vajalikku. Grace Roloff ei olnud esimene. Vähemalt 25 inimest on kaotanud elu sellel viimasel kaljurajal ja enamik neist kukkus täpselt samast kohast. Alates 2005 aastast on kaablitel endil olnud 15 kinnitatud surmajuhtumit. Sarnaste kaablisüsteemide uuringute kohaselt oli enam kui 2/3 neist surmadest põhjustatud ühest lihtsast tegurist, turvavarustuse puudumisest. Teisisõnu, vähemalt 2/3 neist inimestest oleksid täna veel elus, kui nad oleksid kandnud lihtsalt turvarakmeid. Kiire teade, iga kuu teen ma ühe video ainult Patreoni jaoks. Hoiatust olid olemas. Sa ei näe seda kusagil mujal. Kui see on sinu teema, siis lingid on kirjelduses. Kui sa arvad, et see teadlik abi väljajätmine piirdub ainult poliitikatega, siis mõtle uuesti. Sest suures kanjonis ei ole see, millest ilma jääd. Ainult varustus. See on midagi palju hullemat. Kanjon on üks 7 maailma loodusimest. Samuti on see juunist augustini üks Ameerika ohtlikumaid kohti jalutamiseks. Päike on otse pea kohal. Tegelik tapja on kiirguskuumus. Kanjoni massiivsed kiviseinad neelavad päikesevalgust kogu päeva ja kiirgavad selle tagasi nagu konvektsioonahhi. Selle kanjoni põhjas on temperatuur tõusnud 120 kraadini Fahrenheiti järgi. Tavalise suvepäeva jooksul on see veidi üle 100 kraadi. Inimkeha on 98,6 kraadi Fahrenheiti. Mis juhtub siis, kui 53-aastane naine Hudsonist Ohiost läheb mitmepäevasele matkale ja kanjoni põhjas tõuseb temperatuur 115 kraadini? Tutvu Michelle Meriga. Ta oli õpetaja Püha Maarja katoliku koolis Hudsonis Ohiost. Kolleegid ja lapsevanemad kirjeldasid teda kui hoolivat, alati naeratavat ja alati kannatlikku inimest. Ta polnud üldse riskialdis inimene. 2021 aasta 19. juunil otsustas Michelle koos 5 sõbraga ette võtta mitmepäevase matka Grand Canyonis. Tal olid load ja kõik muu vajalik olemas. See oli naine, kes tegi kõik õigesti. Kuid kanjoni keskel hakkas kuumus talle mõjuma. Otse oma sõprade ees muutus Michelle desorienteerituks. Me ei tea täpselt miks. See võis olla kuumarabandus. Võib-olla jõi ta vähem vett kui teised. 115 kraadi juures võis see olla isegi tema süda. Me teame, et ühel hetkel ta kõndis oma grupiga. Järgmisel hetkel ta taarus. Siis kukkus ta maha täiesti teadvusetuna. Tema grupil tuli teha raske otsus. Nad olid kanjonis 3000 jala sügavusel ilma varjuta. Tagasi üles ronimine oli peaaegu füüsiliselt võimatu. Alla minek võtaks liiga kaua aega. Nii et tema sõbrad tegid, mis suutsid.
3 tema sõpra jätkasid kanjonisse laskumist, otsides abi. Õnneks leidsid nad teise grupi, kellel oli satelliittelefon ja kutsusid kohe abi. Nende hädakutsed jõudsid rahvuspargi teenistuseni umbes kell 13:15. Pargivahid ei saanud reageerida enne järgmist päeva. Mõelge sellele korraks. Naine on teadvuseta Grand Canyoni põhjas ja tema sõbrad on abi kutsunud. Ja asutus, kes vastutab selle kanjoni eest, kes võtab sissepääsutasu, väljastab load ja haldab iga sentimeetrit sellest rajast, ei suutnud temani jõuda peaaegu 24 tunni jooksul. Kui abi lõpuks saabus, oli juba liiga hilja. Michelle Rose Metter kuulutati ametlikult surnuks 20. juunil 2021. Ja siia alla on maetud see, mida rahvuspargi teenistus oma pressiteates pärast tema surma kirjutas. Olge teadlikud, et rahvuspargi teenistuse abi matkajatele võib suvekuudel viibida piiratud personali, päästekutsete arvu, töötajate ohutusnõuete ja äärmusliku kuumuse ajal piiratud helikopterite lennuvõime tõttu. See lõik on poliitika, mis kirjutatakse üles ja jagatakse pärast iga matust. See on olemas, sest Grand Canyoni kogu ennetava otsingu ja päästemeeskond koosneb vaid 7 hooajalisest pargivahist ja 1 täiskohaga juhist. Kanjoni kohta, mida külastab igal aastal üle 6 miljoni inimese, on see ju ometi 1 pargivaht. Iga 850 000 külastaja kohta. Ja kas park on kunagi raja äärmusliku kuumuse tõttu sulgenud? NPC pressiesindajalt küsiti kunagi täpselt seda. Tema vastus oli, et see oleks midagi, mis avaldaks meie pargis tegutsevatele ettevõtjatele suurt mõju. Pargis tegutsevad ettevõtjad. Michelle Meter vajas 1 pargivahti, 1 helikopterit, 1 reageerimist enne öö saabumist. Selle asemel sai ta süsteemilt ettevalmistatud lõigu, mis jättis ta 46-kraadisesse kuumusesse, sest rohkemate ressursside kasutamine tema päästmiseks oli lihtsalt ärile kahjulik. Ja kuigi abi oleks kindlasti mõningaid tragöödiaid ära hoidnud, on mõned neist täiesti kättesaamatud ja mis veel kurvem, täiesti välditavad. Sest kui sa oleksid 2016 aasta 7. juunil vaadanud Yellowstone'i rahvuspargis asuvat Norrise keisrivälja, oleks su lõug peaaegu maha kukkunud sellest, mida sa nägid. Sa oleksid näinud 2 noort inimest meelega hiilimas piiratud juurdepääsuga termaalalasse, kus nende all olev maa oli sama õhuke kui küpsis keeva vee kohal. Sa oleksid näinud, kuidas nad peatuvad väikese halli basseini serval, mis mullitab ja sisiseb. Nii sogane, et vaevu näed sentimeetritki pinna all. Ja sa oleksid näinud, kuidas üks neist kükitab, et lähemalt vaadata. Selle inimese nimi oli Colin Scott. Ta oli 23-aastane ja silmapaistev psühholoogia eriala lõpetaja Pacific Universityst Oregonis. Ta pidi alustama doktorantuuri sellel sügisel. Tema ja tema õde Sabel on lõpetamisjärgsel reisil ja otsivad natuke seiklust. Nii et nad läksid Yellowstone'i, otsides kohta, kus vette minna ja löögastuda. Aga Yellowstone ei ole spa. See on vulkaaniline piirkond. Vesi on kuum, happeline ja temperatuurid tõusevad sageli nii kõrgele, et ükski skaala ei suuda neid mõõta. Ja erinevalt mõnest pargist, kus piirid on pigem soovituslikud, teeb Yellowstone väga selgeks, et nende vetega ei tohi mängida. Iga laute väljumise juures on sildid ja föderaalsed eeskirjad, mis keelavad külastajatel rajalt lahkuda. Sellel pärastlõunal umbes kell 1:30 lugesid Colin ja Sabel need sildid läbi, kuid kõndisid ikkagi edasi. Nad kõndisid 225 jardi kaugusele Yellowstone'i kõige kuumemasse ja ohtlikumasse termilisse piirkonda, Norris Geyseri basseini. Kogu see ala oli piiratud ja külastajatele rangelt keelatud. Colin Candace Platterson. Ta põlvitas väikese, umbes 6 jala pikkuse ja 10 jala sügavuse happelise termilise basseini serval, et kontrollida vee temperatuuri. Maapind oli libe ja märg kruus. Mõne sekundiga libises ta ja kukkus sisse ning tema keha läks kohe šokki. Sellel temperatuuril hakkab inimese nahk sekunditega lagunema. Basseinivee temperatuur mõõdeti olevat 212 kraadi Fahrenheiti, mis oli termomeetri maksimaalne näit. Tegelik temperatuur võis olla isegi kõrgem. Sabel üritas teda kohe välja tõmmata ja sai ise kergelt vigastada. Tal polnud muud teha, nii et ta jooksis tagasi lähimasse pargivahtide jaama abi kutsuma. Kuid kui otsingu ja päästemeeskond õhtul kohale jõudis, nägid nad veepinnal vaid osa Colinist
ja tema näol lebavad ristiga kaelakeed. Ta oli täiesti kadunud. Pärast tunde kestud katseid tema keha kätte saada, loobusid pargivahtid järgmiseks päevaks. Termiline pinnas basseini ümber oli liiga ebastabiilne ja pimedus laskus kiiresti. Kui nad järgmisel hommikul kell 8 tagasi tulid, polnud enam midagi alles. Kuumus ja hape olid ta öö jooksul täielikult lahustanud. Ainus, mis leiti, olid tema rahakott ja 2 sulanud plätut. Nüüd, siin on üks küsimus, mille üle tahaksin, et te mõtleksite. Yellowstone andis 2023 aastal välja üle 63 000 hoiatuse rajareeglite rikkumise eest, kuid jõustas neist vaid murdosa. Inimesed eiravad märke iga päev ja pääsevad karistuseta. Kas pargil lasub mingisugune vastutus selle eest, et nende kehtestatud reeglite ja tegelikult jõustatavate reeglite vahel on nii suur lõhe? Ametlik NPS-i poliitika ütleb, et lõppkokkuvõttes vastutavad külastajad ise oma ohutuse eest. Collins sai sellest valusal moel teada. Kas pargireeglite range jõustamine on kasulik või kahjulik? Selle otsustamise jätan teie hooleks. Mida ma tean, on see, et Angels Landingu rajal Zioni rahvuspargis on suur probleem, millel pole mingit pistmist ühegi ronija jonnakusega. See 1500-jalane liivakivist hari, mis kerkib otse kanjoni põhjast, on üks Ameerika kuulsamaid matkaradu ning selge ilmaga on see tõepoolest üks kõige vaatemängulisemaid paiku, kus inimene võib seista. 8. juunil 2007 oli Barry Goldstein siin, et imetleda üht Ameerika parimat matkarada. Barry, 53-aastaselt, oli anestesioloog, kes oli ronimisest vaimustunud. Üks tema elu suurimaid rõõme oli tunda treeningu energiat. Ja üks tema suurimaid hirme oli päev, mil ta füüsiliselt enam ei suuda seda teha. Sel päeval oli Barry jõudnud tippu ja tuli koos perega rajalt alla, kui see juhtus. Ühel hetkel liikus ta rõõmsalt edasi. Järgmisel hetkel kukkus ta seletamatul kombel 1000 jalga kanjonisse. Üks pealtnägija, kes nägi teda kukkumas, ütles, et see oli järsk langus. Kui ta alla kukkus, ei olnud enam teist võimalust. Pärast Barry surma suleti pargis Angels Landingi rada lühikeseks ajaks, kuid avati juba samal pärastlõunal uuesti. Ja järgmise 15 aasta jooksul jätkusid surmad järjest edasi. Ainult aastatel 2017 kuni 2021 kukkus sellel ühel rajal surma 5 inimest. 2022 aasta aprillis kehtestas Zion lõpuks lubade süsteemi. Ametlikult öeldi, et see oli ummikute vähendamiseks. Aga vaadake numbreid. Enne lubade süsteemi polnud haruldane näha 200 inimest surutuna kitsale liivakivist äärele, mille mõlemal küljel oli 300 meetri kõrgune langus. Siis lisati $6 suurune loteritasu ja pandi üks metsavaht Scout Lookouti juurde. Tulemuseks on see, et alates 2026 aastast pole olnud ühtegi teadet inimestest, kes oleksid rajalt alla kukkunud. Absoluutselt mitte ühtegi. See paneb mind mõtlema, et kui $6 ja üks metsavaht suudavad inimeste surma ära hoida, kas see tähendab, et igal aastal, kui NPS seda rada ilma metsavahita haldas, oli olemas lahendus, mida lihtsalt ei kasutatud? See ei ole ressursside puudumise probleem. See on valik seada piiranguteta juurdepääs inimelust tähtsamaks. Ja Zionis tehtud valik ei ole ainus kummaline otsus, mille NPS teeks. Sest 23. augustil 2009 paistis Maine'i Acadia rahvuspargis olevat täiuslik pühapäev. Taevas oli kirkalt sinine ja õhk lõhnas soola ning männi järele. 10 000 inimese jaoks, kes sel hommikul Ocean Drive'i rannikule olid kogunenud, oli see suve ideaalne lõpp. Nende seas oli Peter ja Sandra Axelrod. Peter, 55, ja Sandra, 51, olid seal koos oma ainsa lapsega, 7-aastase tüdrukuga nimega Cleo Dayun Axelrod, kes oli lapsendatud Koreast, kui ta oli vaid 4 kuu vanune. Cleo oli oma vanemate jaoks kõik. Nad seisid massiivsetel graniitrahkudel umbes 200 jardi kaugusel kuulsast maamärgist nimega Thunder Hole. 60 jalga kaljuservast eemal ja 20 jalga tormitseva Atlandi ookeani kohal. Sadu Mila Meadow, Careless or Khan. Kuigi maine taevas oli päikesepaisteline, lükkas torm rannikule massiivseid ja raskeid laineid. Park oli läinud kõrgendatud ohutusrežiimile. Nad sulgesid lähedal asuva ranna ja vaateplatvormid. Nad paigaldasid tõkked ja hoiatussildid. Nad paigutasid isegi 50 pargitöötajat 2 miili ulatuses ranniku äärde, kus pargivalvurid kõndisid kaljudel ja käskisid inimestel tagasi astuda. Aga ookean ei järgi reegleid.
see toimib nii-öelda lainetsüklite järgi, nagu teadused seda nimetavad. Võid vaadata, kuidas 50 lainet löövad kaldasse näiliselt ohutu, umbes 3-meetrise kõrgusena ja arvata, et tead, kus piir on. Aga iga paari minuti tagant võivad mitu lainet ühineda 9 insaks veeseinaks, mis on 2 korda suurem ja kannab endas 10 korda rohkem jõudu kui eelnevad lained. Kell 11.53, kui akselrodid seisid 18 meetrit sisemaal, jõudis kohale laine, mis erines täielikult kõigist eelnevatest. See oli tugev roheline veesein, mis eiras kaljude 6 meetri kõrgust ja liikus hoopis paremale, sinna, kus akselrood ja teised seisid. Silmapilkselt ühiti 7 inimest graniidilt Atlandi ookeani. Peeter ja tema tütar sattusid otse selle laine sisse. Rannavalve startis kohe lähedal asuvast jaamast. Vesi oli kaootiline segu vahust ja kividest. Nad leidsid Peeter akselroodi pärast seda, kui ta oli 70 minutit võidelnud jäises vees pinnal püsimise nimel. Aga Cleo oli kadunud. Otsingud jätkusid 3 tundi. Lõpuks märkas helikopter, mis kasutas termopildistusseadmeid poole miili kaugusel algsest asukohast 7-aastase tüdruku soojusjälge. See oli Cleo, laine oli ta nii kaugele viinud. Elustamist prooviti korraks, kuid selleks polnud vajadust. Ta oli läinud. Küsimus on ilmne. Kui pargitöötajad teadsid, et orkaani tõttu on suured lained tulemas ja neil oli 50 töötajat koha peal, siis miks lubati 7-aastasel tüdrukul seista kohas, kuhu laine võis ulatuda? Kui neilt küsiti, andsid pargiametnikud sama institutsioonilise vastuse, mida näeme peaaegu iga rahvuspargi tragöödia puhul. Kõige turvalisem oleks see park siis, kui keegi ei tohiks seda kasutada ja siis ei juhtuks kunagi ühtegi vigastust ega surmajuhtumit. Teisisõnu, me andsime teile hoiatuse ja kui see on tehtud, pole vastutus enam meie kätes. See on institutsiooni jaoks ülim väljapääs. Rahvusparkide teenistuse seisukoht on, et nende kohustus lõpeb sildi ääres. Kus see lõpeb? Millal muutub sinu makstud tasu ja saadud luba kohustuseks, mis ulatub kaugemale hoiatavast sildist ja pressiteatest? Mul ei ole sellele selget vastust. Kas sul on? Anna mulle kommentaarides teada. Aga pargiteenistused ei ole alati süüdi. See Vabasoo loronimise legend veetis 30 aastat ilma köieta ronides. Ühel päeval otsustab ta eirata ainsat närki, mida tema keha meeleheitlikult saadab. See on hirmutav lugu John Bakari viimastest minutitest.